Aga noh, kahjuks ajalugu kirjutavad alati need, kes tulevad pukki, eks on. Ja siis hiljem, kui tähendab sellise õpetuse lokiga Arnold Rüütla, vana kommunist, astus sirge seljaga uuesti Eestimaa presidendiks, siis ma ütlesin, asi on täitsa persest. Mille pärast sellepärast, et vanad kommunistid tegidki ära rahvuslastele, tegid dissidentide ära, mille pärast neid olid olemas, tähendab tutvused, sidemed, võrk, eks ja nii edasi. Ja sellist viga ei tohi hääles kunagi teha. Ja praktiliselt on nii, mille pärast Eesti riik on praegu omadega niivõrd perses majandusega puha, sellepärast, et see samune vana, tähendab punane eliit, eks on, käänas selle majanduse tagurpidi, sest nad ju jätkasid ju sama saimus nagu nõukogude ajal, läbi tutvust, eks. Aga majanduses ei ole tutvust, majanduses on olemas raha, kasu. Ja ma arvan, see on üks põhilisi tegureid, miks praegu Eesti riik on jõudnud sellise situatsiooni. Ja kus selles on nii, et kõik need vanad kommunistid, vanad miilitsad, kes on võimul, eks nad alguses võib-olla kindlasti midagi tegid ära, eks. Aga näiteks ma olen kuulnud väga mitmete inimeste käest sellist juttu, tähendab, et siis kui Lagle Parek oli siseministriks näiteks, siis oli selline nähtus, kus tolleaegsed kommunistid vedasid kohvritega raha välja, tähendab, dollareid, valuutad. Ja seda oli võimalik teha ainult siseministri allkirjaga. Ja mitu inimest on ise juures, kui Lagle Parek kirjus seal, minu meelest Lagle Parek võiks täitsa võtta vastutuse selle eest, et ta aitas praktiliselt kommunistidele Eesti riiki paljaks röövida. Nii et ma saan aru, et ma purustan väga paljud inimeste ideaalid Lagle suhtes ja teiste suhtes, aga elu on karm. Ja kõik muutub näiteks. Mille pärast mulle meeldib budism, et budism ütleb, et kõik elus muutub. Muutud inimeste vaated, muutud inimeste seisukohad, eks. Ja mul on tunne, et ma olen nagu mammut, 8 aastat, minus ei muutu mitte miski, ma olen ainult vanemaks. Ja tigedust minus ei ole, eks. Mulle meeldib näiteks Eestimaal olla, mulle meeldib Eestimaal elada, eks on. Ja mulle meeldiks näiteks, et Eestis oleks põllumajandus, näiteks mulle meeldiks, et Koonga vallas Koongas oleks oma pagarivabrik, eks on. Tähendab, pagaritöökoda, eks on, oma vorstitöökoda, kus süüakse oma Koonga vorsti. Esiteks on selle läbi saaks inimesed tööd, eks. Teeks nii, et Jaan saaks näiteks, kes on siin meil nagu kohalik kulak, eks on, huumoriga öelnud. Ühesõnaga saaks neist enda vilja sinna viia, ühesõnaga tekiks mingi kohalik majandus. Aga seda ei ole. See sai tuuakse Tallinnast. Ma ei taha Tallinna saia. Ma tahan lihtsalt Valdek teeks Koongast leiba või saia, ma ütlen Valdekule, et pane natukese rohkem võid. Aga kui ma Tallinnas helistan neist leivafabrikus, nad saavad mul lihtsalt persse. Mis kuradi jama on, meil liin töötab, kurat, ja meil on kõik asjad välja kaalutud ja euronõuded. Ma ei taha euronõudeid. Ma tahan, näiteks Mari teeb saia, meie sekretär teeb saia, eks on siin. Mul ma ütlen Marile, pane natukese rohkem näiteks võidkest sisse. Mari paneb rohkem võid sisse. Et oleks otsene kontakt ja oleks kui need kangid ja hood oleks koha peal, mitte kuskil Brüsseli või Tallinnas. Ja sellise väikse asja on minu meelest, see samune eliit on siis nagu ära unustanud. Kõik on rahaaahnuses ja ogaruses hulluks läinud. Keegi ei toeta näiteks revolutsioonilisi budiste, kes tegid näiteks poliitilist Eesti ajalugu. Me kõik teeme ise tead. Minu meelest võiks ju näiteks lausa Riigikogu võiks ju teha näiteks annetused, et ühel päeval iga Riigikogu liige paneb 1 krooni, paneb näiteks ütleme poliitiliste budistide kassasse, eks ole. Palju neid Riigikogus on? 101. 101 krooni iga päev. 10 päeva oleks 1001 krooni juba. Ma ütleks, vot kus on Riigikogu. Aga ei, nad ostavad kallid autosid, eks on. Ostiti, ma lugesin, Evelin ostiti kah kallis auto. Evelin võiks näiteks küpsetada leiva mulle, eks on, ja saata siia tead. Ma ütleks, vot kus on presidendi naine tead. Aga mis sa presidendist arvad Toomas Hendrik Ilvesest? Toomas, minu meelest, ta töötas vabas Euroopas, eks minu meelest ta oli Tiit Madissoni ülemus kunagi omal ajal. Ja endise vana ülemuse tuttavana ta võiks näiteks ütleme, öelda Tiidule, et Tiit, mis sa ikka ehitad seal või teed tööd, tule Kadrioru lossi näiteks, pane su kojameheks, vana tutvuse poolest. Ei, Hendrikule ei tule meelde Tiit, mille pärast seepärast, ma ei tea, võib-olla ta unustas Tiidu ära lihtsalt. Tiit lasi ennast poliitiliselt täis. Kõik räägivad sellest. Minu meelest Tiit nulliti ära väga alatult, sellepärast, et Tiit oli nagu agias siia ja sinna kõrgas, kusjuures Tiit on minu meelest väga efektiivne, oleks poliitikas koos tiimina töötades, näiteks kui oleks ideoloog, kes suunaks Tiitu õieti, siis oleks nii, et minu meelest Tiit oleks väga efektiivne poliitiline löökkomando. Aga siin ma olin kõik Tiitu ära kasutanud ja siis ära visanud, näiteks Lagle oli üks neist. Läks siseministriks ja siis lõpuks on nii, et Tiit jäi lihtsalt kodutuks, hakkas mingisugused Šoti mägiveisid kasvatama, kus see tema töö ei ole ka, eks on. Ja minu meelest üldse on sellised mõisted,
esmane poliitiline, tähendab, ajalugu on tallatud jalge alla. Minu meelest neid mehi, näiteks ma siin rääkisin seltskonnale, et näiteks ma oleks olnud hulga targem, kui näiteks on praegune liit. Mina oleks neid kuidas? Ma oleks olnud mingisugune majakese Tiidule näiteks Nõmmel. Oleks lehtedes näidanud pildid, telekas oleks kohal, Tiit oleks saanud võtmed, oleks asunud, ja siis oleks mingi pensioni saanud. Tiit ei oleks mingisuguse poliitikaga tegelenud ega midagi. Igal aastal 1. septembril ma oleks saanud limusiini ette, Tiit kallis, tule räägi lastele, kuidas seda asja tegid. Tiit oleks siis limusiini, oleks saanud näiteks, ütleme, ülikonna raha ka igal aastal või ülikonna rätsepa oleks saanud õmmelda. Tiit oleks sõitnud kooli, oleks rääkinud seda, kuidas tema omal ajal kirveparki tead. Patriotism ja siis oleks igasugune üks, ebameeldivad räpasemõndid poliitikas kadunud. Aga Punas ei suutnud seda annestada ja ta tallati jalge all ongi, kusjuures nad ei oska ära kasutada ka seda potentsiaali, tähendab patriotismi kasuks kasutada sellised kodanikke. Nad on juhmid ja varem või hiljem rahvas läheb tigedaks, sellepärast, et nälga jääb alati inimesi tigedaks. Ma vaatan mul kass, kui kass ei saa süüa, kass hüppab mulle näiteks küüntaga hüppab kallale, jalga kinni. Ja siis ma alati mõtlen, et rahvas teeb samamoodi lõpuks, sellepärast, et nälga on see, mis paneb inimese liikuma. Minu puhul on just see, et ma nagu eriti tiimis nagu selline askelda ei ole, sest ma olen selline autokraatlik, tähendab, selles mõttes, et tule kui RSP tehti, siis kõik osalevad minu käes, eks on. Minust demokraati ei olnud, ma olen üksik hunt, ma lähen liikvele ja siis tavaliselt need hundid võtavad endaga kaasa terve karja, eks, igasugu muid hunditavalisi olluseid, kes hakkavad ka siis murdma. Poliitika sellised nähtused on muuseas väga tihti juhtuvad. Näiteks teine asi on see, mis siin Eestimaal veel näiteks juhtus, oli Risto Teinonen, et temast tehti nats ja poa. Risto oli lihtsalt selline haritlane, kes siis otsustas olla veidikene opositsioonis, teha mingisugused natside pidusid, korraldada juua veini Hitleri pildiga ja poa ja siis lasti ta lihtsalt täis, kallati kogu paskutele kaela. Kusjuures on nii, et sellega seoses loodi pinna selle, et hakkavad sellise mehi juurde tekkima. Aga vastupidi, oleks teinud telekas õhtu, Risto oleks näidanud oma Hitleri pildiga veinipudeleid, see on ju tegelikult, kuidas neid pidusid nimetatakse siin? Stiilipeod, õigus. Stiilipidu, jah. Et Risto oleks telekas teinud oma stiilipeo ära, rääkinud, oleks tõstnud kätt ka, eks on Eesti rahvas oleks kodus vastu tõstnud, oleks kogu asi kadunud. Aga nüüd on neid kapa jälle korjas miinuspunkte. Nad ise arvavad, kui nad korjasid plusspunkte ka ei, sest Ristost aedes astmata tehakse Märtel. Märtit ei tee kunagi, vanas Roomas teati, et Märtit ei tohi olla. Mille pärast Rooma hävines, mul on tunne tänu sellele, et olid Märtrit. Poleks Martri tulnud, oleks näiteks lihtsalt olnud töölised gladiaatorid, eks on, poleks nüüd üldse areenile tessinud, oleks võib-olla Kristuski olnud hoopis teistsugune. Nii et kapa selles suhtes tegutseb valesti. Nad on nii nagu hagijad, nagu jänest näevad, lähevad hulluks. Aga vastupidi, minu meelest las jänes jukseb rahulikult. Kõigil on rõõmus vaadata. Me kõik käime ju loomaaias vaatamas, eks on nüüd. Kogu riik võib olla selles mõttes nagu poliitiline loomaaias, eks on. Aga selle peale ükski poliitik ei tule. Samamoodi näiteks seesamune Toomas Hendrik Ilves, meie kallis president. Muuseas, president on vahetanud fassongi stiili, ma vaatasin. Selline müts on pähe ilmunud teistsugune. See rippkõht on kadunud, Evelinin on huuled muutunud punasemaks, seoses kevade ja päikesega. Ja ma arvan seda, et kui te veel kirjutate usinad, siis Toomasest saab ka inimene vastu, kes sobib presidendi troonile. Sest ma arvan seda, et see alguses on joomari nägu, see kadus ära. Evelin ütles, Toomas, ole nüüd valmis, tõmbas pintsab kõlmad sirgu, oli kõik. Kusjuures mulle meeldis see pilt, kui Toomas lasi miinipildu, ma nägin Delfisse teda. Ta oli väga agarad kallal. Kusjuures vahva on see, et kõigile meie presidentini meeldib näiteks relvi käsitleda. Ma leidsin ka näiteks netis pildi, kus Lennart Meri siis kuulipildu taga koos Lagle Parekuga Soomele andnud, tähendab Eestile piirivalve kaatrid ja siis Lennartil oli selline kohutavalt eksalteeritud nägu oli peast, ta kujutles ette, kuidas Laglega lasevad midagi kuulipildast. Seal kõrval siis endine nukker poliitvang Lagle Parek siseministrina, kes tegelikult peaks olema täiesti vägivalla vastu, eks on. Ja peaks ütlema, et Lennart tule nüüd lõpuks kuulipildu tagant ära, jätame selle asja rahule, eks on. Aga ei tead. Tähendab, kõik see seltskond tegi mingid mängud kaasa poliitiliselt. Täpselt samuti minu meelest Toomas Hendrik Ilvest. Ja mis puudub tunnekelamid, siis näiteks tol ajal me tunnega jooksime ümber kanalat, Eve Pärnast oli ka kaasast. Ja siis on nii, et mõned aastad hiljem ma helistasin vist 2 aastat tagasi tunnele. Ja siis tunne ütles, tähendab, et ta ei tunne seda esimest nagu mina tean.
Ja siis ma ütlesin, et ei, et mina olen see samune see Vello Väärto, tead, ja tunned see ei. Et ma ei tunne sind, tead. Ma ütlesin, okei, noh. Võt see ongi, mulle tundub, et Europarlament võtab ära selle ajaloolise mälu inimestel. Tal on selline, noh, ta võib vaja rakkudele kuidagi. Tunne ei joo näiteks. Vähe sellest, kui nad Marianniga elama hakkasid, mulle tundub, et tunnes sai inimene. Ennem ta oli natuke see võib-olla võidunud pintsaku servaga veidi kulunud püksid olid jalas, aga nüüd on Mariann teinud sellise töölise härrasmehe tunnest. Aga kas ta põhimõttes ka härrasmeest on, ma ei tea. Tähendab, kogu see poliitika on räpane asi tegelikult. Ja